Ja vaatame kohe, mida see inimene seal kõrval palvetas. Sa annaksid talle mikrofoni. Sul ei ole üldse pikk palve. Siit. Jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen, ei ütle. Ma ütlen ise seda. Sa võid lüüa endale vastu rindu ka ja öelda selle sama asja uuesti. Ja mida Jeesus selle peale ütleb? Jeesus rääkis selle tähendamissõna, et inimestele midagi õpetada. Jeesus ütleb selle peale, et ma ütlen teile, tema läks alla pühakojast õigeks mõistetult, mitte too teine, sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse. Kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. Aitäh teile, te võite minna olla stiilsed edasi oma koha peal. Jeesus tahab siin näidata inimestele ühte kõige suuremat probleemi, miks nende elud ei muutu, isegi kui nad seda tahaksid. Isegi kui nad teevad kõik täpselt nii, nagu Piibel käsib, isegi kui nad elavad täpselt nii, nagu Jumal seda käsib neil teha. Siiski midagi on inimeses, mis takistab seda, et Jumal saaks selle keeruka südameoperatsiooni ära teha. Me teame, et südameoperatsioon on päris keeruline asi, aga me näeme ometi igapäevaselt, kes vähegi kursis on, kes vähegi tahavad teada, me näeme igapäevaselt, kuidas Jumal seda teeb inimeste juures. Kuidas Jumal muudab narkomani täiesti normaalseks inimeseks, kes ei vaata enam narkootikumide poole. Kuidas Jumal võtab näiteks kellegi, kes on olnud röövel ja pätti on vangis istunud ja teeb temast jutlustaja, kes käib teistele vangidele jagamas rõõmusõnumit sellest, et nende elu võib muutuda. Et on olemas Jumal, kes neid armastab ja on olemas Jumal, kellel on nende elu jaoks midagi konkreetset. Siin loos me näeme, mis on see tegelik asi, mis inimest takistab, et Jumal saaks tema südames seda tööd teha. Ja see on see sama egotrükk. See inimene on juba väga õnnelikus olukorras, kui ta mõistab, et ma vajan seda muutust. Mis te arvate, kas see variser mõistis, et ta vajab Jumalalt üldse mingit andestust või kas ta mõistis seda, et ta on üldse midagi valesti oma elus teinud? Kui ta tuli pühakotta siis Jumala ette, ta tuli palvetama seda, et aitäh Jumal sulle, et ma olen olnud täiega tubli. Ja ta ootas praktiliselt ainult aplausi Jumalalt, et jah, hea töö. Ja teine inimene seal samas kõrval, ta tuli pühakotta ja ta ei julgenud oma silmigi üles tõsta Jumala poole, sest ta teadis, et tema elus on nii palju asju, mis vajavad muutmist. Variser tuli sinna selleks, et teistele näidata, et järjekordse punkti kirja saada, kui ustav, kui tubli ta paistab. Aga tegelikult tema süda oli lukus. Vaadake selleks, et me saaksime ja jõuaksime mingi muutuseni enda elus, me peame kõigepealt mõistma, et me üldse vajame seda. Aga meie egod on tänapäeval nii üles ehitatud, et kui keegi julgeb meile midagi üldse öelda, siis me kas lähme talle kallale või me ütleme, et ma võtan su omal Facebooki sõbralistist ära või midagi veel hirmsamat. Meie egod on nii üles ehitatud, et kui keegi julgeb meile midagi üldse ütlema tulla, no way, see ei ole võimalik. Ometi me kõik otsime muutust. Ometi me kõik otsime muutust oma eludesse. Ometi me kõik otsime, kuidas saaks lahti sellest valust, mis on võib-olla sinu südames on pikki aastaid. Me otsime võib-olla vastust nendele küsimustele, et miks ma siin elan. Aga jällegi, meie ego on nii üles ehitatud, et kui keegi tuleks ja võib-olla ütleks, et ta võib aidata meil seda otsida, siis me ei tunne, et me vajame kellegi abi selleks, me tõukume täiemalt. Ja nagu ma enne rääkisin, tänapäeval meid treenitakse, meid hästi palju antakse vastutus oma elu eest meie enda kätesse. Piibel räägib natukese teise nurga alt seda. Piibel räägib sellest, et kui sa saad Jumalaga hästi läbi, kui sul on Jumalaga kontakt olemas, kes on selle maailma looja, siis arvatavasti temal on sinu elu jaoks plaan ja tema suudab ka seda plaani kõige täiuslikumalt ellu viia.
Sest mõelge, kui head inseneri läheb vaja selleks, et ta suudaks üleüldse selle kogu planeetsüsteemi asja siin toimima panna, et me võiksime siin täna elada, et me saaks hingata siin ja rääkida. Täpselt samamoodi miljonite inimeste elud kinnitavad seda, et lihtsalt tunnistades ei pea midagi keerulisemalt tegema, vaid tunnistades, et jah, Jumal, ma tahaks, et sina juhid minu elu. Sellest piisab. Ei ole vaja midagi keerulisemalt. Siis piisab sellest ja inimesed võivad hiljem öelda ja kinnitada, et nende elu on leidnud mingi mõte, et nende elu on leidnud mingi eesmärk. See, miks mina teile siin täna seda räägin, on see, et ma näen siin praegu 80 inimest umbes. Ja ma ei taha, et elaksite poolikut elu. Ma tõesti südamest ei taha. Ma võib-olla mõndasi teist tunnen rohkem, mõndasi vähem, aga tõesti, kui ma teid hakkan siin ükshaaval vaatama, siis tõesti ma nagu südamest tahan, et te elaksite nagu täielikku elu. Roman, sina ka. See on täiega äge mees. Mul on hea meel, et sind tunnen rohkem. Ja see on see, miks ma räägin teile seda, et on võimalik leida mingi muutus oma ellu. On võimalik leida see muutus läbi maailma looja, läbi Jumala, kes on sind loonud mingi kindlal eesmärgil. Nii et palun, ma tean, ma võin lihtsalt hundirattaid, võin ükskõik mis teha, panna roosa tutimütsi pähe ja öelda teile, palun, võtke see sõnum vastu, aga ma ei saa seda teha, see on teie valik. Aga mina jätkan seda siin käimist, ma jätkan seda rääkimist, sellepärast, et ma usun, et kui sa ükskord selle otsuse teed, kui sa ükskord selle ukse avad Jumalale, siis sinu elus juhtub midagi imelist. Ja sa elad ja sa lõpuks hiljem vaatad oma elule tagasi, et sa oled elanud sellist elu, millest võiks unistadagi osanud, mida sa iial ei oleks ise osanud endale korraldada. Ja tea, ma olen seda kogenud. Ma ei räägiks seda muidu, kui ma ise oma nahal poleks seda läbi olnud. See on täiega äge. See, kuidas meid kästakse ja meile antakse vastutus justkui ainult meie enda kätesse oma tuleviku osas, oma elu osas, siis kõige põhilisem asi, kuhu poole inimesed vaatavad, on raha. Kõige põhilisem asi. Me näeme neid igasuguseid rikkaid ja kuulsaid inimesi ja meile tundub, et nad on kogu aeg juba õnnelikud. Meile tundub, et nagu hullult hästi läheb neile, siis me mõtleme, et see on mingi õnne ja selline nagu täielik paradiis siin maailmas ja me kõik näeme selleks vaeva, et näha välja nagu nemad, et nagu rääkida samamoodi nagu nemad, et isegi, ma ei tea, mis iganes käisid samamoodi riidest nagu nemad ja isegi soemad teeme samasuguseks. Ja siis me mõtleme, et aga midagi jääb puudu, no oleks meil raha ka täpselt nii palju nagu neid, et siis me oleks nagu kuulme õnnelikud. Ja värkis samas meie enda nagu me oleme täiega riidus võib-olla oma mingi tüdruksõbraga või me oleme täiega riidus oma vanematega. Aga me ikka nagu vaatame sinna poole, et kuule, et seal kuskil on nagu see lootus, et kui ma saaks nagu olla ka selline kuulus ja edukas ja nagu rikas ja värki, siis tühjane, et kõik probleemid laheneksid ära nagu justkui, et nendega pealt nagu ei viitsi tegeleda, et jõuaksime ainult sinna, kuhu on jõudnud need, keda me näeme MTV-s ja keda me näeme mingi Justis või Krooniks, mis Justi pole. Et nagu me ei tegelegi üldse sellega, mis praegu tegelikkuses on meie võimuses. Leppida ära oma vanematega. Ei valeta enam oma näiteks tüdruku poissõbrale. Lõpetaks koolis äkki selle ühe võti norimise ja äkki astuks tema kaitseks välja. Täiesti uus mõte. Aga sina saatsid seda teha praegu. Sa ei pea ootama hetkega. Ja see on juba muutus sinu elus. Aga näed sa, ainult sina saad selle otsuse teha. Ma võin rääkida sinna, ma ei tea, ennast põlema panna sinna midagi juhtu. Aga ma jätkan seda rääkimist. Iga kui keegi teine ma põlema panen, ma ei tea. Aga igatahes, ma tahan öelda, et ma armastan teid nii väga ja ma tean, et Jumal armastab teid nii väga. Ja ärge laske seda võimalust käest, et teil on üks elu ja te saate seda elada nagu täielikult. Proovige täielikult. Kui sa tahad, siis sa võid täna õhtul seda teha. Ma võin pärast, kui bänd on ära mängida, nüüd tuleb bänd lavale, tuleb mängida ja mängivad mingi pool lugu. Kui sa tahad, siis sa võid tulla pärast seda sinna kõrvale, kus on see väike ruum, seal esikus. Ma ootan seal. Seesama piibel käes ja ma ootan seal. Ja ma tean, et Jeesus on seal samas kohal. Ja kui sina tahad täna õhtul seda muutust enda ellu, võib-olla sa pole veel valmis, ära muret selle pärast. Aga võib-olla sa oled valmis. Võib-olla sa oled otsinud seda. Siis tule sinna. Räägime. Räägime nagu normaalne inimene normaalse inimesega. Igatahes ma väga ootan teid. Jumal väga õnnistagu teid ja ma loodan teid varsti jälle.